See on üks Korju küla talukohti ühendavatest teedest, mis on tänapäeval kasutuses. Osaliselt kulges see tee mööda sama rada ka varem, osaliselt on aga uuena sisse sõidetud. Siin Konnakrooksust vaid umbes 100 meetri kaugusel on kivid, selline madal kivihunnik. Ma ei oska öelda, mille pärast siin need kivid on. Minu mäletamist mööda selle koha peal ühtegi hoonet ei olnud. Võimalik, et need on lihtsalt siit heinamaa pealt ära korjatud kivid siia hunnikusse toodud. Väga madal ja vesine, täitsa porimülgas ja eespool paistavadki juba ühe maja varemed. Kui kiiresti kõik kaob. Veel mõnikümmend aastat tagasi oli siin maja. Kui ma väike olin, siis kutsuti seda kohta Mäekivi. Selle risuhunniku all on kaev. Eks see risu on kuhjatud siia otsa sellepärast, et loomad sisse ei läheks. Veel on alles õunapuud. Seal tagapool puude all on näha veel suurt kivihunnikut. Selline tee siis. Kõikjal kasvavad varsakabjad ja see tähendab seda, et siin on väga märg. Siin tee läheduses ja osalt ka päris tee kõrval voolab puude vahel peaaegu hääletult kiirevooluline ojakene. See on Korju jõgi, mille säng on siin õige kitsaks taandunud. Haavad on veel lehte minemata. Kõrged puud kõiguvad tuules, oksad klõbisevad üksteise vastu ja aeg-ajalt tüved üksteise vastu hõõrdudes teevad kriuksuvaid helisid. Nii et eemalt kuulates võib jääda isegi natuke nagu selline tunne, et kuskil aidauks kolksub või kriuksub. Siin on kivivare. Väikese hoone vanad jäänused, marjapõõsad on kõik ümberringi. Selle vare juurde on isa tehtud vana kaardi peal märgitud Ojasaare. Aga on see nüüd kohanimi või perenimi, mine sa võta kinni. See peaks nüüd olema see koht, mida mina teadsin Õispuuna. Siin on korstnajalg. Üks osa seinast püsib veel kangelaslikult. Hoiab veel osa lauda või aida uksestki püsti. Siit läheb üsna värskelt rajatud metsatee Rüüsmaale. Korju jõgi jääb vasakut kätt. Vanadest teedest osa on praeguseks täiesti kadunud. Osa teelõike veel vaevu leitavad ja ülejäänud teed on väga varieeruvas seisukorras ning erinevatel aastaaegadel täiesti erineva läbitavusega. Korju jõgi. See on liivasel põhjal selge veega käänuline metsajõgi, mis on Korju küla lastele alati palju mänguvõimalusi pakkunud. Hei! Rüüsma Silveri koer Naia tuli mulle seltsiks.
Siin on Rüüsma talukoht, millest oma mälestuste raamatus on kirjutanud siin sündinud Harri Jõgisalu. Tema sõnul oli õue piirav jõekäär otse toa taga ja jõgi on tõesti siin kohe samas. Lugesin raamatust, et Harri Jõgisalu vaarvanemad Müllerid olid selle koha 19. sajandil Paadremaa mõisalt päriseks ostnud ning ehitanud teorendiaegsele suitsutarele korstna ja rehetoa otsa uued kambrid. Kui Harri Jõgisalu oli veel lapseeas, müüdi tema sünnikoht võlgade katteks maha. Maja ja ait võeti lahti ning laoti uuesti üles kuskil Virtsu kandis. Alles on jäänud veel vaevu aimatav majase. Kes teab, see teab ja oskab leida. Siit Rüüsmalt edasi minnes jääb paremat kätt Pika Põlma ja vasakut kätt üle Korju jõe Rüüsma jaagu. See ta ongi Rüüsma jaagu, mida tänapäeval nimetatakse Rüüsmaks. Siia jõekääru ehitati omal ajal maja Harri Jõgisalu tädi Anastasia ehk Tasja ja tema torilt pärit abikaasa Jaagu jaoks. Ja siit läheb tee Pika Põlmale. Aga tuleb välja, et ma ei saagi täna Pika Põlmale minna, sest metsatöömasin on tee peal ees ja parasjagu tehakse siin puude raginal metsa. Proovin siis minna siit vasakule suunduvat teerada mööda ja vaatan, kuhu ma välja jõuan. Tundub, et see on mõne aasta tagune metsaväljaveo tee. On näha, et ümberringi on hulganisti kände, aga loodus on siin juba tasapisi taastumas. No nii, seda rada mööda jõudsin metsa, kus on hiljuti usinasti puid maha võetud. Siin on see metsamasin alles hiljuti ragistanud. Värsked kännud on näha, lõhnavad. See siin on metsatöömasina ruumiku ette jäänud laanekuklase pesa. Õigemini see, mis on pesast järele jäänud. Ratas käe kõrval on siinne segipööratud mets kahjuks läbimatu. Targem on siit ikkagi tagasi keerata, nii et Pika Põlma talukoha avastamine jääb järgmiseks korraks. Võtan suuna tagasi Rüüsmale. Õigemini Rüüsma jaagule. Aga tänapäevaste kaartide peal on selle koha nimeks Rüüsma ja ka inimesed nimetavad seda nüüd nii. Siin korjab metsaveoauto langetatud palke endale koormasse. Sealt see Rüüsma katus juba paistabki. Tänapäevaste kaartide peal algset Rüüsmaad enam leida pole. Rüüsmana on märgitud just see koht. Korju jõgi, mille soppe on külarahvas jõudumööda sirgemaks kaevanud. Rüüsma teed mööda saab Roodeviku vahele. See on korras hoitud tee ja siin saan ratta selga istuda. Siin Rüüsmalt umbes poole kilomeetri kaugusel on Rüüsma selja
Üks nendest paljudest Korjuküla talukohtadest, mis on kaduvikku vajumas ja mida tähistab veel ainult osaliselt säilinud kivivare. Olengi jõudnud Roodeviku teele ehk Roodeviku vahele, nagu siin kandis kombeks öelda. Vasakule jääb Soogalda küla ja Paadremaa mõis, kust täna hommikul oma retke alustasin. Otse ees on Paadremaa küla metsad ja maad. Paremale jääb Mõtsu ja Tõusi. Tee on siin külade vaheliseks piiriks.